Backslash on 5. korda eetris ja tänane teema on kindlasti selline, mis pakub huvi nii agentuuridele kui ka klientidele. Nimelt püüame natuke pihta saada, et mis toimub briefide maailmas. Mõne aasta eest tehtud ülemaailmses uuringus, sealhulgas osales ka Eesti, selgus, et kliendid ja agentuurid pole briefimise vallas mingis mõttes üldse nagu ühel lainel, elavad erinevatel planeetidel ja küsimus on põnev. Sinnani välja jah, et justkui oleks isegi mingi tüli majas, aga ma ei tea, mina pole seda tundnud, aga täna olen siia kutsunud külla Gert Lee, Taeva strateeg 21 aastat, vastab tõele või? Vist küll, jah, vist küll. Ma ei ole neid päevi lugenud aastaid ka, aga ma pakun jah, et 20 või 21. Me jõuame selle briefi teemani ka, aga kuna sa siia oled tulnud ja me oleme varem ka kohtunud, aga mul on tegelikult ikkagi mõned täitsa sellised küsimused, mida ma tahan teada sinu kohta, et räägi võib-olla kõigepealt seda lugu, et kuidas sa sinna siis 2003 aastal sinna Taevasse jõudsid ja mis nägu see Eesti nii-öelda reklaamiagentuuride maastik toona oli, et proovi ennast sinna maailma nüüd tagasi viia 21 aastat tagasi ja mis toimus Eestis? No tegelikult on siis, ma peaks minema veel 10 aastat tagasi, sest ma ütlen ausalt täiesti juhuslikult sattusin reklaamiagentuuri aastal oli vist 1989. Ja siis oli teda nagu reklaamiagentuuriks väga keeruline veel nimetada, selle ettevõtte nimi oli Eesti Aeg ja see ettevõtte loodi Fines Total Groupi tütarfirmana, mille ülesanne oli siis Fines Total Groupi erinevatele ettevõtetele luua firmastiili ja luua reklaame. Ja need erinevad ettevõtted olid siis sellel ajal Hotell Palass, Pärnus oli Rannahotell, Tartus oli Hotell Taru, Tallinnas olid ka veel mitmed restoranid ja nendega see firma tegeles ühe osana. Ja siis juhtus nõndaviisi, et see firma tegelikult vahendas ka Iirimaal sellist postgraduate kursust, kuhu mul õnnestus pääseda. 90. aastal ma siis veetsin umbes pool aastat Iirimaal. Ja õppisin samal ajal seal siis natuke turundust, natuke business Englishit ja tegelesin siis erinevate projektidega, et viisin, ma mäletan seal siis ka läbi ühe turu-uuringu Livikole sellel ajal, et millised on võimalused Livikol näiteks Livik alustas oma viski tootmist ja siis neil tuli mõte, et äkki saaks sellega kuidagi Ameerika turule ja siis sellise Ameerika eelturu uuringu õnnestus mul siis Iirimaa eksportnõukogu raamatukogus siis ära teha nende jaoks. Aga mis oli veel huvitav oli siis see, et ma tutvusin seal ühe Iiri välireklaami ettevõtte juhiga, kes kutsus mind sellisele Iirimaa kuldmuna festivali nagu auhinnapeole. Ja seal mul õnnestus siis tutvuda ka Iirimaa Ogilvi juhiga. Et selles mõttes, et see esimene kogemus reklaamiga oli mul juba siis 90. aastal ja siis oli vist aasta 93, ma pakun, kui me siis ühe sõbraga tegime ühe reklaamiettevõtte ja meil õnnestus siis lansseerida sellised huvitavad brändid nagu Saku Originaal näiteks, ma pakun, et see oli 93. Ja siis teine bränd oli näiteks Rumba sigaretid. See oli siis ka, ma pakun, kas 93 või 94, nii et mul see reklaami ajast hakkas umbes sellest ajast pihta ja see on selles mõttes juba sissejuhatuseks päris hea, et ma arvan, et konkreetselt ongi hea näide, et sa oled nagu ikkagi sinust kauem ei olegi väga palju tegijaid ju olnud, kes täna on aktiivsed valdkonnas niimoodi. Kui ma ajast tagasi lähen jah, et oli esimese agentuurina vast Inorek Grey, selline agentuur ja ma arvan, et Rain Pikan tõenäoliselt alustas ka
siin 90 alguses divisiooniga ja Urmas Lilleorg, et siis juba tulid, ma arvan, Tank ja siis mõned. Ecuador on päris vana. Ecuador nii vana, võib olla küll, ma jään vastuse veel, aga jah, mingi selline aeg, päris algusest jah. Mis siis toimus? Tegelikult tihtilugu küsitakse, et kui palju umbes pidu pandi ja kui palju napsu võeti ja värki-särki, ma vist küsin teistmoodi, et kui palju mõeldi, ma ei tea, suurele strateegiale ja kuidas näiteks see nii-öelda sinu eriala pool toona oli, ei peagi mõtlema 90-ndast, võime isegi mõelda sajandi algusest, lähme umbes 20 aastat tagasi, et kas oli või oli veel siuke romantiline reklaami tegemine, et noh, just vabaks saanud ja ärme mõtle suurt plaani, vaid teeme, mis iganes pähe tuleb? Seal oli nagu võib-olla kahest asjast räägiks, et võib-olla üks asi oli see, et mäletan, kui ma ikkagi 90 alguses kuidagi niimoodi diletandina seda reklaami tegemist alustasin, siis mul tegelikult juba siis oli nagu hirmus huvi, et kuidas seda kõike siis ikkagi nagu päriselt tehakse. Tegelikult see teadmine, kuidas seda kõike ikkagi päriselt tehakse, oli reklaamikettides, ehk siis, et selleks, et saada teada, kuidas reklaami nagu teha tuleks, millised on protseduurid ja kuidas agentuuri üles ehitada ja millised on inimeste erinevad rollid agentuurides, siis selleks oli kõige mõistlikum ja targem tee ikkagi ühineda mõne rahvusvahelise ketiga. Ja tegelikult juhtus siis niimoodi, et ma ühinesin hoopis meie väike agentuur ühines 95. aastal sellise ettevõttega nagu AGCOM või AG Grupp. Ja nemad olid siis, ma arvan, vist esimesed üldse Baltikumis, kes affiliationi alla kirjutasid või sellise ketilepingu ja see esimeseks ketiks oli siis selline ühine reklaamikett, mis kandis nime Peits Saatchi. Ehk siis, et olid kaks rahvusvahelist ketti, üks oli siis Peits ja teine oli Saatchi and Saatchi. Nad otsustasid siis Ida-Euroopa puhul tekitada sellise ühise affiliation. Ja mis oli siis, kuna mind see nagu väga huvitas juba sellel ajal, et siis kõik need materjalid, kõik need koolitused, kogu see teadmine, kuidas üldse reklaami tehakse, see tegelikult jõudis siis 90. keskel läbi ketiagentuuride Eestisse ja mind see kõik väga huvitas ja ma lihtsalt õppisin, läksin uuesti kooli, õppisin nagu ise, lugesin, mõtestasin, rääkisin kolleegidega, arutasin, juurutasime erinevaid protsesse ja toimetasin. Ja eks see nagu selliselt läks, eks ju, et selles mõttes, et siis nagu selline teadmine, kuidas reklaami tehakse, siis ja samamoodi, millised on erinevad planeerimisvõtted või strateegiavõtted, need tulid tegelikult kõik networkidest, et sa pidid seda lihtsalt omandama ja praktiseerima. Nüüd teine, kui sa küsid, et kuidas siis asjad toimusid, et siis selles mõttes, et see oli minu mõnest äärmiselt 90. teine pool eriti oli äärmiselt põnev aeg, et kuna reklaamiseadust kui sellist ei eksisteerinud, siis tõe kriteerium oli, ma ütleks, oli sinna Eesti Ekspressi ja Päevalehe arvamusküljed. Ja siis, kui ilmus, tehti sinna välireklaamil oli naisterahvas, ma ei tea, palju ülakehaga, eks ju, siis keegi pani plakati üles, klient, eks ju, tegi siis reklaamikampaania, pandi plakatid üles ja siis järgmisel päeval siis vaatasid, järgmisest Ekspressist lugesid, kes hakkas siis karjuma, ütles, et oi, see on ikka väga kole, et see risustab meie linnapilti ja kogu see seksism ja see kõik on ikkagi väga paha ja enamasti see kuidagi niimoodi siis sellise suure kisa ja käraga siis sündis ja siis see kõik sõltus nagu kliendist, et kui siis tugeva või nõrga närviga ta siis nagu oli, et kui see suur selline meediakära teda piisavalt häiris, et ta mõtles, et jah, see vist ei ole vist minu brändile sobilik, siis võis juhtuda, et see kampaania siis võeti maha, eks ju, et klient ütles, et jah, et te olete kõik oma töö hästi teinud, et tähelepanu oli väga suur, pälvisime palju tähelepanu, aga see on nagu too much, et ma nagu seda feedbacki väga ei talu, eks ju, et ütleme siis kuni reklaami seaduse tekkeni kogu see moraal nagu, või ütleme sinna avalik moraal nagu juhtis siis tegelikult sellist, ütleme reklaamide sisu ja vormi, eks ju. Et küll seal oli natsisümboolikad ja kõik see 90 oli, see oli crazy'na. Et väga, aga selline katse-eksitusmeetod, kõik oli lubatud, midagi poolt keelatud, kõik oli tore ja võimas.
jah, ongi, kusjuures mainid siin reklaamiseadust ja siis ja kogu seda nii-öelda lugu, et nii palju võimalusi, millest sinuga saadet teha, eks ole. Aga vähemalt oleme selle ära tõestanud, et Gert teab asju ja on kogenud. Ja seetõttu hüppamegi selle briefide teema juurde, mis on huvitav ja kindlasti olnud ka sinule lähedane teema ja südameasi. Ja see on üks uuring tegelikult on, millele nagu saab toetuda arvude poolest, et 2021 aastal toimus see Better Briefs on selle nii-öelda, ma ei tea, kogukonna nimi, ütleme nii, tegid uuringu 1700 klienti agentuuri 70 riigist, Eesti seal hulgas ja siis jõutakse arusaamani, et 10% klientidest nii-öelda 10% agentuuridest arvavad, et kliendid teevad häid briefe. Ja 80% klientidest arvavad, et kliendid teevad häid briefe. Ehk siis 80% nagu kliendi poolest arvab, et tehakse õigesti ja 10% omakorda agentuurid arvavad, et nad teevad õigesti. Ja see on müstika tegelikult, sest et ma ei tea, mina isiklikult, ma ei tea, ei tunne, et see on nii erinevad maailmad ja siis omakorda äkki on nii. Et mis emotsioone see sinus üldse kõigepealt nagu laias laastus tekitas, kui sa said sellise rahvusvahelise uuringu ja kas Eestis on nii? Just, et selles mõttes ma mäletan seda, mina mõtlesin, et see on ainult Eestis nii. Ma siis tuli välja, et see on kogu maailmas nii. et siis tekkis nagu selline, et mis mõttes, et kuidas see võimalik on, aga ma arvan tegelikult, et see on, et tihtipeale ega kõige keerulisem ja kõige suurem väljakutse tihtipeale ongi see, et sa püstitad õige ülesande või teed õige ülesande püstituse. Ja sellest tegelikult sõltub kogu selle järgneva töö kvaliteet. Ja tihtipeale agentuurid siis, nagu ma mõtlen üldse briefi peal, me teame enam, et õigemini David Trott on minu meelest hästi, et alustame siis sealt, et David Trott on minu meelest hästi öelnud, et brief ei ole mitte kirjutamisülesane, vaid on mõtlemisülesane. Sa pead kõigepealt mõtlema ja siis selle kirja panema. Tihtipeale kliendid arvavad, et see on kirjutamisülesane. Et see on mingi ebamugav asi, mille peab kirjutama ja siis peab selle ära saatma. Et tegelikult on see tõsine mõtlemisülesanne ja ma arvan, et see kus need asjad nagu võib-olla pihta hakkavad, võib-olla hästi algusest, et me teame, et turundus on ju tegelikult, ütleme selline turumajanduslik printsiip, eks ju, et turunduse roll on genereerida rahavoogu või genereerida käivet, et samamoodi tugevat brändi iseloomustab stabiilne rahavoog, eks ju, et kõik on nagu kuidagi taandub rahale või kõik kuidagi taandub ärile. Nüüd on niimoodi, et vist oli 90-te lõpp, miks on ka reklaamis nagu huvitav ikkagi siiamaani näiteks 90 või 2019, 2018 või 2019, ma näitan Cannes'i reklaamifestival ka ju isegi natuke varem lõi siis oma nii-öelda mõju auhinna, et kui Cannes'i läksid, siis muidu ju ikkagi parim telereklaam ja parim raadioreklaam ja blablabla. Et siis Cannes'i festival otsustas ka, et me teeme siis ka kõige mõjusam reklaam, et paneme siis reklaam, mis on toiminud kõige parem. Aga siis nad jõudsid ja üleüldse jõuti siis sinna maani, et tegelikult puudub rahvusvaheliselt hoolimata, et reklaam on nii vana printsiip, eks ju, toimuvad reklaamis ikka kogu aeg iludusvõistlused, eks ju, aga ei toimu nii-öelda nagu tulemusvõistlust. Ja siis hakati mõtlema, et aga kuidas mille alusel me nagu neid tulemusi siis nii-öelda nagu hindame, et et see kampaania müüs lühiajaliselt hästi, eks ju. See kampaania müüs, ma ei tea, mõjutas inimeste käitumist. See kampaania ehitas hästi üles brändi, mis tekitas pikaajalise mõju, on ju. Et kuidas me need omavahel nagu siis nüüd võrdleme? Eri kategooriates tõenäoliselt on ideaalne. Aga mis on olulisem ja mis on vähem olulisem? Ehk siis sealt tekkis nagu küsimus, et mis siis on mõjusam ja mis on vähem mõjusam ja kuidas me need siis niimoodi järjestame. Ja siis jõuti järeldusele, et tegelikult meil ei olegi sellist ühiselt kokku lepitud nagu sellist reeglistikku, mida me peame kõige mõjukamaks ja mida vähem mõjukamaks reklaami või milliseid efekte reklaam või turunduskommunikatsioon
üldse saab luua. Ja kui me nüüd mõtleme, et briefi esimene küsimus näiteks, milleks meile see brief, miks me seda, mida me teeme, no siis siin ongi suur küsimus, eks ju, millist efekti see reklaam peab lõppkokkuvõttes looma. Ja siis me peame ju aru saama, milliseid efekte reklaam saab üldse luua. No selles mõttes, et kui me nüüd võtame, mis ma soovitan kõigil tegelikult vaadates, me tegelesime oma agentuuri siseselt siin kevadperioodil, ma arvan, umbes 6 aega niimoodi sisemiste workshopidega käisime korra läbi selle dokumendi, et Herman ja Field, eks ju, Peter Field, kes on üldse olnud siin strateegia eestkõneleja, ma arvan, viimast 10 aastat. Lõid siis ühe dokumendi, mille nimi on Effectiveness Ladder või ütleme siis nagu mõjutrepp, kus siis nad on ära määratanud, millised erinevaid efekte või millist erinevat mõju üldse reklaam siis saab tekitada. Ja nemad siis tekitasid sellise või lõid sellise nagu trepi astmestiku, mis siis algab sellest, et kõige, ütleme, et mõju võib olla alati mõjusal ideel, eks ju. Ja siis kirjeldati ära, et mõjus idee võib olla selline idee, millest räägitakse, millest, mida share'itakse ja mida like'itakse siin sotsiaalmeedias ja mida võib-olla jagatakse. Aga me keegi ei tea, kas sellest sündis midagi rohkem kui peale selle, et teda like'iti ja share'iti. Ja üleüldse, et kui vaadati ka hiljem neid mõjuvõistlusi siis või mõjuauhinnavõistlusi või F-i või Effectiveness Award, siis kõige rohkem töid ongi esitatud nii-öelda sellele esimesele trepiastmestikule, nimi on siis mõjus idee, et see oli idee, millest palju räägiti või mida palju like'iti. Siis oma selles järjestuses nad järgmisele astmele panid siis käitumise muutuse. Siis, et reklaam või turunduskommunikatsioon saab muuta inimeste käitumist. Ja nemad hindavad siis seda, et kui on see kampaania, mille tulemusena inimeste käitumine muutub või saab täheldada mingisuguseid käitumislikke muutusi, see on natuke parem kui lihtsalt mõjus idee. Siis trepiastmestikul 3. tasandil on siis sales spike või ütleme mingisugune idee, mille tulemusena lühiajaliselt müük tõusis. See tähendab, kampaania, tehti kampaania, müük läks üles, nagu tihti juhtub, eks ju, kampaania lõppes ära, müük läks alla tagasi. See on siis, ütleme, selline nagu 3. tasand ja nüüd järgmised 3 tasandit on juba seotud nagu pikaajaliste mõjudega. Ja see tähendabki nagu ära, et tegelikult väärtustatakse rahvusvahelises turunduses ikkagi brändi ja väärtustatakse pikaajalist mõju tekitavaid aktsioone rohkem kui lühiajalisi. Ja see on nagu lühikokkuvõte sellest Effectiveness Ladderist, keda huvitab, laadige endale alla, lugege läbi, umbes 100 lehekülge, saate igal juhul targemaks. Üks asi... ma jõudsin esimese punktini. Ja see on nagu hästi oluline, et kui ma nüüd olen klient ja tahan tellida kampaaniat, eks ju, ütlen, näed, et tehke ma nüüd kampaania, ma pean üldse aru saama, mida mul on üldse võimalik selle kampaaniaga saavutada. Alustame sellest, eks. Et kui ma nüüd, kas sa tahad küsida või ma räägin natuke järgmistest? Sa korra tõid seda, et kliendiga mingile kokkuleppele jõuda. Nüüd iseenesest huvitab see, et tuleb nagu uus klient majja, kuidas sina alustad seda suhtlust? Et milline see nii-öelda õiged need esialgsed kokkulepped peavad olema, et me liiguksime koos ka nagu selles suunas, et me saaksime nendest kõikidest asjadest ühtemoodi aru, et see on nagu ikkagi tundub, et see on nagu asi, mis on kohe algusest vaja ju paika saada või mis su kogemus ütleb, kas seda saab hiljem timmida? Ma arvan, et parem on see ikka kohe paika saada. Ja tegelikult... Aga kuidas? Aga siin tulebki, ma arvan, et siin tekibki võib-olla agentuuri ja agentuuri vahe, eks ju. Ma ütlen, Karl Murter ka nüüd lahkus Tabascost, eks ju. Praegu lugesin just mingid pealkirjad, et reklaamis on toimunud generatsioonide või toimumas generatsioonide muutus. Kuidagi niimoodi seda sõnastas. Ma arvan, et eks seda generatsioonide muutus toimubki kogu aeg. Ja nüüd ma arvan, et erinevad agentuurid on ka tegelikult ennast erinevalt nagu üles ehitanud. Ja ma arvan, võib-olla meie agentuuris me eeldame,
nagu hea koostöö eelduseks on ikkagi see, et me kuidagimoodi kliendiga jagame samasugust ütleme nagu vaadet turunduskommunikatsiooni rollile. Et jube keeruline, et kui meil on klient, eks ju, kes töötab mõnes ettevõttes, kellel võib-olla ei ole majanduslikku haridust, võib-olla ei ole ka turunduslikku haridust, eks ju, võib-olla ta on mingi muu, võib-olla ta on bioloog näiteks, see on muidu väga tore, tubli inimene, eks ju, aga kuidagi elu on läinud niimoodi, et ta on nüüd sattunud sinna turundusjuhi positsioonile või ta on juhi abipositsioonil või ta peab tulema ja hakkama tellima mingisugust tööd, eks ju. Siis minul elu on kuidagi õpetanud niimoodi, et mul on väga raske, et kuidagi see aega läheb jube palju, et tahaks nagu ettevõtet aidata, eks ju, tahaks teha midagi, mis maailma muudab, eks ju, aga tegelikult peaks hakkama hoopis nagu kuskilt otsast peale nagu turundusjuhiga pihta või siis kui sa saad aru, siis sa ütled, et kuule, et kutsu seda tegevjuht ka järgmine kord kohtumisele, et üritaks siis aru saada, et kui hästi või halvasti me üldse nagu mõistame seda, mis turunduses toimuda saab ja toimuda võiks, eks ju. Et üldjuhul, kui meil tekib siin ühine keel, siis meil on tõenäoliselt ühine tulevik, et kui meil need need mäed asuvad ikka väga suure sellise orgude erinevatel külgedel, eks ju, et siis ei ole ka väga tõenäoline see, et meil mingid head koostööd sellest tekib, et me keegi tunneb, keegi sai aru, millega me nüüd tegelema peame ja võib-olla keegi arvab, et jällegi, et nad on nii ülbed. Kas seda mõtlengi, et kas endal ei ole tekkinud kahtlust, et me oleme siin reklaamimaailmas, arvame, et me nagu teame, mis on õige brief ja kuidas nagu meiega peab rääkima ja nii edasi. Et äkki nagu kliendid räägivad meiega tegelikult nagu okeilt ja õigesti. Ja tegelikult sina oled see, kes on nagu see nii-öelda möku ja kuidagi ülbe, et tehke uus brief, tehke paremini. Et kas seda tunnet on ka olnud selle aja jooksul või? Sest et see on ju ka tõenäoline olukord. Mul seda tunnet ei ole, sest mina sellega nagu peagi, ma arvan, et see tunne on tihtipeale loovinimestel võib tekkida selline tunne, sellepärast et ega briefi ülesanne on näidata suunda ja kui brief suunda ei näita, minu ülesanne ongi jälgida seda, et brief oleks olemas ja brief oleks õige ja brief näitaks suunda. Aga vahel, kui tuleb ülesanne otse kliendilt, eks ju, ja brief ei näita suunda, siis tihti loovinimeste reaktsioon on see, et kuule, mida sa nüüd tahad, et mine kirjuta uus või kuidagi püstita see asi kuidagi teistmoodi. Aga ütleme, et agentuuris minu roll kui strateegilise planeerija roll ongi see, et brief oleks okei. Ja see on, ma arvan, et see on nagu äärmiselt oluline, sellepärast, et kui sa mõtled selle ajakulule või ajapanusele, mis selle briefimise hetkest edasi hakkab juhtuda, siis see on kõige suurem kulu. Kui see läheb kuskile vales suunas või valesse kohta, siis seda ümber teha, mingit tööd teha 2 korda lihtsalt selleks, et keegi saab ülesandest aru või keegi sai valesti aru või keegi sai vales suunas aru, see ongi kõige suurem risk agentuuri jaoks. Seesama uuring ettevõtte siis väidetavalt 1700 siis agentuuri ja kliendi peale tehtud uuringu alusel jõuti numbrini 33% turunduseelarvetest läheb tühja seetõttu, et me teeme siin alguses ei suuda kommunikatsiooni nii-öelda paika saada. Et me briefime üle ja teeme uuesti ja siis pärast nagu 5. brainstormi lõpuks saad võib-olla nagu aru, mida me üldse tegelikult brainstormid on ju näiteks. Aga see 33%, see on peaaegu pool eelarvest, miljard, 10 miljonid, missugused eurod üle maailma või dollarid, see on meeletu raha. Absoluutselt, aga et kui ma mõtlen jällegi põhjustest, eks ju, lähme seda briefi rida mööda siis edasi, eks ju, et kõige briefist tavaliselt meil on esimene rida, miks me seda kampaaniat üldse teeme, eks ju. Me saame nüüd aru, eks ju, et me oleme nüüd mõelnud välja, et me saame aru, miks me seda briefi tahame teha. Nüüd üldiselt briefis järgmine rida räägib sellest, et kellega me räägime. Ja siin on, ma arvan, et see on jälle üks suur väljakutse. Ma väidan, et paljud su kliendid teavad, kellega nad räägivad? Ma arvan, et väga paljud ei tea.
ja noh, meil on siin mõne kliendiga, meil on omavaheline nali ka, eks ju, meie kliendid teavad väga hästi, kus ja kui palju nad midagi müüvad. Nad ka seda tegelikult nad ei tea ka täpselt, kellele nad müüvad või õigemini noh, nad täpselt ei tea, kes neid asju ostab, kui tihti ja kui palju. Seda üldiselt meie kliendid ka ei tea, sest see on selline uuringu osa, mida rahvusvaheliselt tehakse, aga meil on jälle nii väike turg, et see on selline üks kallis osa sellest Nielseni uuringust. Meil kõik teavad, kui palju klient teab, palju ta majoneesi või jogurtit või piima või palju müüs ja palju seal poes veel teised müüsid, eks ju, seda nad teavad. Kes täpselt need ära ostis ja kui tihti ta neid asju ostab, seda nad üldiselt ei tea. Nüüd järgmine asi, mida nad veel ei tea, on see, et nad ei tea üldiselt, kuidas need inimesed ennast tunnevad ja neil on väga vähe on Eestis kvalitatiivinfot kasutusel, et minu peamine suur fookus on kogu aeg sellele, et ma tegelen selle kvalitatiivinfo tähtsustamisega ja selle agenda nagu üldse uuringu mudelitesse sisse toomisega. Kõlab kallilt, on ju? Kõlab kallilt, aga jube aga tasub ära. Eriti kui sa tegeled pikaajaliselt, kui sa tegeled bränditurundusega, siis tasub ära, eks. Ja kui ma vaatan rahvusvaheliselt, eks ju, et siis käisin Ogilvy's mingisugune eelmine või nüüd kevadel ja siis küsisin ka just planeerimisosakond, et kuhu suunas siis maailm liigub, siis ütleme Londonis liigub see aina täpsema segmenteerimise poole. Aga ütleme Londonis võivad kõik endale seda lubada, sellepärast et segmendid on piisavalt suured. Et kui me räägime siis täpsemast segmenteerimisest, et ütleme siis, et sellise kvant ja kvall info kõrvale on tekkinud ka psühholoogia Big Five juba, mida selekteeritakse, sellele lisab juba mingisugused kultuurilised parameetrid, et kas sa oled kassi inimene või kas sa oled looma inimene või kas sa oled, kui tolerantne sa oled, ma ei tea, samasooliste suhtes või igasugused muud erinevad mustanahalised, meeste ja naiste võrdsus, eks ju kõik. Et see segmenteerimine muutub selle aina täpsemaks ja täpsemaks. Et mis on nagu meie väikse Eesti probleem siin on see, et meil on piisavalt vähe inimesi, et kui me nii täpseks läheme, siis need segmendid muutuvad nii väikesteks, et meil lihtsalt ei tasu neil eraldi turundada. See muutub nii kalliks. Et need segmendid peavad paratamatult olema suuremad, aga ma ütleks, et parema kliendi tundmiseni on meil ruumi ikka kilomeetrid. Kui seda nagu kuidagi niimoodi väljendada. Ja see on ka see osa, et siis klient ise ennast tunneks ja tegelikult saaks ise endast aru ja ise... Ta saaks oma tarbijatest aru, et ta tarbib seda aru, et see on nagu peamine. Klient ise saab endast suurepäraselt aru. Ta väga täpselt palju ta toota suudab ja palju tal neid asju müüakse. Klient üldiselt müügiinfot valdab väga hästi, aga ta ei valda väga tarbijainfot. Tarbijainfo on selline natuke segane värk. Et kui sa briefi saad ka, ma ei tea, eks sa võid ise omast kogemusest ka rääkida, et see on nii-öelda selline briefides selline demograafiline info on väga hästi välja toodud. Kirjutatud isegi rohkem kui peaks, aga kvalitatiivset infot väga ei ole. Jah, kogemust on hästi palju vähem, aga tuleb tuttav ette. Eks ju, ja siis sealt tekivadki diskussioonid, nagu sellist arvamise diskussioonid, eks ju, et palju siis mulle tundub, et asjad on niimoodi ja siis mulle tundub, et on hoopis niimoodi, eks ju. Aga mulle tundub, et need võiks olla nooremapoolsed. Või siis natuke... Mida see tähendab? Jah, või siis natuke vanema. Kas mina olen? Ma ei tea, või sa oled hoopis vanemapoolne noor, eks ju. Eks ju, või et siis kellele me seda teeme? Teeme nii, et noortele läheks, aga siis nii, et äkki vanemad ostaks ka. Et võt seal on nagu... Ja ütleme, et tarbeinfo on see, kus saab igal juhul alati paremaks minna ja täpsemaks. Ja ma arvan, et see on ka väga suur konkurentsieelis, kui sa tegeled jällegi brändi investeeringut.
Et see kõik, ma arvan, et see kõik pelab väga hästi klientidel, kes mõtlevadki lühikeselt ja kellel ongi lühikesed plaanid. Millal sa said sellist sorti briefi, mida sa, ma ei tea, ei tekitanud suuri küsimusi ja või selles mõttes, et mitte suuri küsimusi, et ma ei tea, mis jama see on, see ei ole see küsimus, vaid see, et sa pöördusid kliendi poole täpsustavate küsimustega. Ma arvan, et sa teed seda... Ma arvan, et see kogu aeg, see on pidev protsess. See on pidev protsess ja see on loogiline, aga millal oled sa jõudnud selle ajaga, kas nendesse kohtadesse, et see on ikkagi juba väga hea sinu jaoks. Ma ütlengi, ma tahaks nagu rõhutada, et seal on võimalus, et see tegelikult ongi väga hea, aga me lihtsalt ei saa aru. Ma usun, et sa ei pruugi nõustuda, aga... Ei, ma arvan, et see ei ole, sellepärast, et sa oled ju ikkagi nagu dialoogis, et sa kliendiga saad kogu aeg dialoogis, mõtled ja arutled ja sa saad aru, et meil see asi on puudu või see võiks olla parem, eks ju, et okei, meil seda täna ei ole, eks ju, täna me veel teeme niimoodi. Ma teeks kuidagi nii, et järgmine kord oleks. Et mis me nüüd saame täna teha selleks, et me kogume seda infot, et see meil järgmine kord oleks. Et siis, ja kui sul see järgmine kord on, eks ju, siis on ju oluliselt juba parem, eks ju. Väga väike tõenäosus, et sa ütled, et midagi ülejärgmiseks korraks, et see on nüüd nii oluline asi, on ka veel puudumi. Et üldiselt see niimoodi ei ole, et üldiselt siis nagu tegeled juba fine tuninguga ja ma arvan, et kui sul on et sa brändide puhul ikkagi sa lõpuks suudad selle jõuda sinna maani, et see kui mitte 0 punktis, siis esimese aasta puhul sa ikkagi oled juba palju targem ja järgmisel aastal veel targem. Teil on majas päris mitmeid kliente ikkagi, mis on olnud peaaegu sama kaua kui sina seal on ju. On ikka siukesi? On jah, mõningad sellised küll jah. On vahe sees, kui te omavahel dialoogis olete nii pika aja peale? Muidugi, loomulikult. No, et see ongi, huvitav ongi see, et tihti reklaami tegijana, et see ühekordne idee kuidagi pakub hästi palju nagu rõõmu ja see nagu pakub kliendile ka rõõmu. Pakub kliendile ka rõõmu, eks ju, kõik jube tore on. Aga see paradoks tegelikult nagu on selles, et paratamatult turundus on selline pika jooksu värk, eks ju. Et sa võit tuleb alles mitme aasta pärast. Et elu ju niimoodi näitab, et kui sa võtad, ma ei tea, Eesti kõige populaarsemad brändid, võta Kalev, eks. See on järjepidevus, on consistency, on võtmesõna. Muu ei ole see, mis sa... me võime teha täna öelda, et me oleme hästi targad, on ju, homme ütleme, et me oleme hästi ilusad, ülehomme ütleme, et me oleme hoopis hästi õilsad, eks ju, ülehomme räägime veel midagi. Ja 4. päeval inimesed vaatavad meile otsa ja ütlevad, et sa oled nagu kõik, aga mitte midagi. Mõistlik on öelda järjest iga päev, et ma olen tark. Küll natuke erineval moel, aga ikka kogu aeg oled tark. Siis kõigile läheb vähemalt saab selgeks, et sa oled tark. Et see on see ülekantud. Kuna sa mulle nii palju ütlesid seda praegu ma tunnen ennast väga hästi. On ju. Just. Et see on huvitav ja turundusvat, see on nagu lastel ka, ma olen mõelnud, lastel on nagu, lapsed lähevad kooli, eks ju, käivad koolis, siis või et kui sa ei mõtle pikalt, et pikk ja lühike plaan on ju. Kui sa ei mõtle pikalt, et lapsed lähevad kooli, saad 3 või saad 2 on ju täna, oi, kurb lugu, emal on tuju paha on ju, sai 2 on ju. Nii, siis mitte midagi juhtu tegelikult on ju, siis läheb veel, saad nädala pärast jälle 2 on ju, ema ütleb oi, isa ütleb oi on ju, ikka ei juhtu midagi, eks ju, ja niimoodi, ja ütleme 2 on väga ekstreemne näide, aga on 3 on ju. Aga mis siis juhtub, on aasta lõpuks on sul matemaatika, võtame matemaatika, näiteks aasta lõpuks on sul 3 on ju, järgmine aasta hakkab uuesti matemaatika. Tegelikult hakkab sul eelmise koha pealt ja läheb nagu edasi, eks ju. See aasta 3 ja järgmine aasta sul tõenäoliselt on ikka 3, sest sul on eelmist aastat juba nii suured lüngad sees on. Ja siis lõpuks jõuame sinna punkti, kus sul tegelikult ühel hetkel sa ei saa üldse aru, mis matemaatikas toimub, eks ju, ja siis on suur häda käes. Võt oleks kuidagi mingi nõksakas, kuidas sa kohe esimesel päeval saad aru, et vaata, kui 2 kui 3 said, et see pikas jooksus ei tööta sulle nagu sinu kasuks, kogu see mõtteviis. Vaata brändidega on nagu ja turunduskommunikatsiooniga on nagu sama asi, et
et sa ei saa kohe aru alati, vaata vahel teed mingisuguse reklaami ära, seal ei olegi mitte mingit mõju või on mingi kerge negatiivne mõju, aga sa ei saa sellest nagu pikaajaliselt nagu aru, et see pikaajaline mõju tekib pika aja peale. Aga vaat selles esimesel korral sa nagu ei taju seda nagu hästi. Ja see on selline paradoksaalne. Jah, see mõistu jutt iseenesest, eks ole, on siuke hea motiveeriv nagu ükskõik mis valdkonnas. Ma mõtlesin, et lõikaks välja, paneks tiiseriks, millest Gert räägib, on küsimus. Aga tegelikult kõik mängib sensi nagu selles mõttes, et nii ongi. Ma siin ise ka natuke ikkagi sellele mõeldes otsisin ka neid nurkasi, mis nagu natuke oponeerida või kuidagi, et leida võimalusi. Siis kui see kõik on nii ülemaailmne, 70 riigis, igal pool kõik on justkui nii-öelda valesti ja need uuringu tegijad ka nagu sõnastasid seda nii, et kuskil on suured käärid ja kuskil on suur probleem. Kui see kõik on nii universaalne, siis äkki tegelikult seda probleemi tegelikult ei ole, vaid see, et me elamegi eri maailmates ja hõõrume ja otsime mingeid ühiskohti ja 33% rahast läheb justkui korstnasse, aga tegelikult see 33% rahast läheb sellesse, et see 2 eri maailma põrkuksid ja teeksid koos tasapisi nii hea asja kui võimalik ja me jäämegi kõik sinna kogu aeg, et klient ei saa aru, mida mina tahan ja klient ei saa aru, mida agentuur tahab ja et äkki see kõik on õige. No selles vaata, kas see oli Henry Ford, kes ütles, et ma ei tea, mis 80% kogu sellest asjast on nagu waste, et see Rüünu reklaami investeeringustega keegi ei ütle mulle, et milline see 80% on, eks ju. Et aga ma arvan, et ega ta tulemuslik ju ei ole, eks ju, et ega kõik ju täna veel eriti kõik otsivad, kus on see economy of scale, kus see kokkuhoid, kus see efektiivsus nagu sünnib, eks ju. Selles mõttes, et kõik ju tahaksid panustada maksimaalselt sellesse, et saavutada maksimaalne mõju, eks ju. Et ma arvan, et ikkagi see lähenemine, võib-olla see mingitel hetkedel on väga nagu seinast seina, aga ma arvan, et see näitabki, et see ülesande püstitus võib-olla ongi selline oluline protsess kogu selle reklaami või turunduskommunikatsiooni planeerimise faasis, millele tuleb eriti palju tähelepanu pöörata. Et need vahed siis, et kui see nullpunkt on 20-80 või 80-20, 20-80, mis pidi seda vaadata, siis tuleb läbida see esimene protsess selliselt, et see lähenemine ikkagi toimuks maksimaalselt, et seda ei jäetaks sinna nagu arusaamatuse tasandile, sest see on ebaefektiivne. Nagu protsessina ebaefektiivne. Ja muidugi see efektiivne on ka tore sõna, sellest võib rääkida. Mul see nii ilmselt rääkida, see on see, et huvitav on see, et sõna efektiivne, kui võtad sõnaraamatu lahti, tähendab tegelikult ju 2 asja. Tähendab ühelt poolt, et asi on mõjus ja teiselt poolt efektiivne tähendabki, et asi on kokkuhoidlik. Kui me räägime sõnast efektiivne. Aga nad on ju täiesti 2 erinevat asja. Ja kui me räägime turunduskommunikatsiooni mõistest, siis me peaks alati rääkima, et efektiivne tähendab mõjus. Sellepärast, et kui me midagi ütleme, siis me tahame, et selle tulemusena midagi muutuks. Sellel oleks mingi mõju, eks ju. Sest kokkuhoidlikkusega on see asi, et kokkuhoidlikkus pole üldse minu meelest turundusalane termin, see on ettevõtte juhtimistasandi termin, sellepärast, et mina ei tea, et kokkuhoiust oleks keegi ühtegi uut klienti saanud. Uut klienti ikka saadakse sellest, et sinu sõnumil on mõju. Ja ma arvan, et see briefi puhul, briefi mõte ju tegelikult selles ongi ka ju, et kuidas saavutada maksimaalne mõju oma sõnumitel. Kuidas need eeldused nii hästi võimalik paika panna, et me teame, et see mõju on saavutatav ja kuidas seda saavutada. Sest ega selle mõju tulemus ju ka turunduslikult on ju see, et muutub kellegi mõtlemine ja käitumine. Mõju tulem on see, et mingisugused toimub mingid rahalised, mingi rahavahetus millegi vastu toimub, eks ju. Järelikult, et see toimuks kuigi teistmoodi, kui ta ennem oli.
peab see sõnum või see kommunikatsioon kuidagi inimest mõjutama, nii et ta mõtlemine muutub ja ta seetõttu käitub kuidagi teistmoodi. Siis see rahaline asi tuleb ka sinna juurde. Kui sa neid briefi, need tähtsaid punkte nüüd läbi käisid, kas sa jõudsid nii palju läbi käia, mis on kõige tähtsamad või jäi midagi veel ütlemata ka? Ma mõtlen lihtsalt seda, et ma alustasin lihtsalt nendest esimesest 2, et kolmas on tihtipeale briefi 3. punkt on ju kõige olulisem, on see, et peab ütlema, mida me öelda tahame. Sest kui me teame, miks me seda kampaaniat teeme, kellega me räägime, mida me öelda tahame. Ja siis me peame jõudma sinna, et mis on soovitud tagasiside sellele, kui me midagi ütleme. Mis siis selle tulemus on juhtuma peaks. Ma arvan, et kui need 4 põhilist teemat, ütleme, ülejäänud on see, et mis meil on mandaatorid ja mis on siin, ma ei tea, kus meil siin logo on ja et kas tegemist on siin brändi esimese kampaania või teise kampaania, kui briefe on ka väga erinevaid. Et me oleme saanud ka näiteks oma ketis sellised open briefe, mis lihtsalt kirjeldavad ära brändi ambitsiooni ja pange siin, ma ei tea, piludelaine ideid. Ja ma just mõtlesingi, et see tegelikult sa võid ju olla ka bränd, mis sa ei tea, mida sa öelda tahad, sellepärast ma ju pöördungi sinu poole, et ma tahan teada, mida ma öelda tahan. Kas see on ju ka võimalus iseenesest? Ütleme niimoodi, et tegelikult ideaalis on ikkagi see, et sa suures piiris tead, mida sa öelda tahad, aga sa ei tea, kuidas seda ütled. Ja sest tegelikult see agentuuri roll on ikka, ta oskab, ta võtab, teab, mida sa öelda tahad, aga ta laenab elust mingisuguseid, ma ei tea, metafoore, midagi paneb selle jutu, mida sa öelda tahad, kuidagi nii ägedasse ja mõjusasse vormi, et see mõte kõlab nagu 5 korda tugevalt või 10 korda tugevalt, kui ta lihtsalt selle ühe reana seal paberil välja paistab. See on meie roll ju agentuuridena. Kui lõpetuseks tulla selle päris ulmelise numbri juurde, et 33% rahast justkui läheb nagu see on ju klientide raha, mis läheb nagu kuhugi kaduma. Kas sa usud ka sellesse numbrisse tegelikult? See uuring ütleb seda, aga kas siin Eestis on see? Mina usun küll, et läheb. Ma olen seda, väga raske, aga ma olen ise mõelnud niipidi, et ega see kõik on ettevõtjate raha ju, eks ju. Ja ettevõtjad võivad oma rahaga teha, mida nad tahavad. Ega meil ei ole põhjust nendega nagu kuidagi kurjustada või nende poole kuidagi viltu vaadata. Et see, kui efektiivselt nad oma asju ajavad või kui mõjusalt või mis nende jaoks on oluline, see on nende enda otsus. Et mille puhul ma küll, olen vahel olnud rohkem erutunud, on see, kui riigi rahaga käiakse võib-olla mitte kõige professionaalsemalt ringi, sest see on ju meie kõigi raha, eks ju. Siis ma tunnen nagu ise ka, et oled riigile appi ka proovinud tõtata või? Eks ikka ja ma arvan, et see on niimoodi ka, et see on väga, et siin ei saa nagu et siin ei saa üldistada. Ma olen ikkagi väga professionaalseid turundajaid ka riigi poolt kohanud. Lihtsalt lust ja rõõm on koostööd teha. Aga kindlasti on ka valdkondi, kus see turundusalane pädevus võib-olla selles riigiametis ei tundu kõige, võib-olla mingil hetkel ei tundunud kõige olulisema sellise rollina. Aga riik on väga suur tunnuskommunikatsiooni investeerija. Et võib-olla siin, aga jah, ma arvan, et eraomanik võib oma rahast paberlennukite ja aknast välja visata, vaadata, kuidas nad lendavad, äge. Nende raha on nende valik. Kui ta soovib teha asju teistmoodi, siis me oleme olemas ja hea meelega valmis aitama, aga kui ta arvab, et ta teab ja tal tahab, siis jumala ja keegi ei saa teda keelata. Vabaturumajandus on. Lõpuks hea koht, kus kokku tõmmata. Jutu ju idee ja saate idee on selles, et jõuaksime rohkem sinna lainele. Ja ilmselt see ongi kestev projekt ja neid saateid tuleb teha veel ja tuleb saada klientidega kokku ja klientid peavad tulema meile rääkima, kuidas nemad mõtlevad ja nii lähmegi. Aga aitäh sulle väga, et tulid, rääkisid lugusid.
tore, et lasid mul lobiseda. Ja see on, laseks veel, aga kusjuures väike tiiser, Gert saabki veel lobiseda, järgmises saates näeme, aga vaadake meid ikka ja tšau, paka.